tänan. Ma kutsusin teid, et isa olukorrast rääkida. Kas on mingi võimalus, et isa saab vabaks? Kahjuks on olukord veelgi raskem. Meie võtmetunnistaja leiti surnuna. Surnuna? Kuidas ta suri, mis temaga juhtus? Ta tapeti. See on kõik, mida me teame. Estevani kaitse oli täielikult jooksupoisi tunnistusele rajatud. Mis asja? See tähendab siis, et isa võimalused vabaneda on nullilähedased. No peab ju olema mingi võimalus isa karistust muuta. Me peame midagi tegema. Loomulikult me peame midagi tegema. Me ei jäta võitlust enne, kui Estevan on vaba. Peab olema mingi seaduslik nõks, kuidas isa surmast päästa. Oota korraks. Sina olid sama kuritöö eest vanglas ja said samamoodi surmanuhtluse. Aga sind ei hukatud. Mingi seadus kaitses sind. Sul on õigus. Ma räägin otse kohtunikuga. Ma veenan teda karistust muutma. See annab meile aega tõestada, et Estevan on süütu. Lähme. Te peate Estevani karistuse ära muutma. Te ei tohi teda surma mõista. Mina olin selle sama kuritöö eest vangis ja mulle määrati eluaegne. Ma tean seda, proua. Aga praegu on olukord teine. Härra Estevan San Roman lasi teil süütult vanglas istuda. Ja see mõjutas tugevalt vandekohtunikke. Aga see on kõik vale. Estevan ei teinud seda. Seda tegi tegelik mõrvar. Ainult teda saab süüdistada minu ebaõiglases vangistuses. Asitõendid tõestavad seda. Pealegi, kui tegelik mõrvar on vabaduses, kes ta siis on või kus ta on? Kahjuks me ei tea seda. Aga me teeme kõik, et tõde välja selgitada. Me julgeme väita seda, et see mõrvar on ka praegu Aruval. Tema tappis ka meie tunnistaja, et Oi saaks Estevani kasuks ütlusi anda. Mul on kahju. Aga kuni pole vastupidist tõestatud, siis selle riigi seaduse silmis on Estevan San Roman süüdi Patricia Ivanesi mõrvas. Ei ole. Ausalt öeldes ma tõesti ei mõista teid. Miks te tahate Estevan San Romani nii kangesti päästa? Tema pärast istusite ise 20 aastat vangis. Ei, sest mina usun, et Estevan on süütu. Ta ei ole midagi halba teinud. Keegi teine lavastas mu süüdi. Pealegi ma armastan oma meest. Ma armastan Estevani kogu südamest ja ma ei lase saatusel meil jälle lahutada. Ma juba olin temast ebaõiglaselt lahus. Ma ei taha, et see uuesti juhtuks. Seda ma tõesti üle ei elaks. Seda üle kohut ma enam välja ei kannataks. Mis juhtus? Mida kohtunik ütles? Kas suutsid teda enda kohtuotsust muutma? Kahjuks mitte. Ütles, et Estevani olukord on erinev minu kohtust. See, et Estevan nii kaua vaikis, oli vandekohtunikele selge märk ta süüst, pluss see, et ta lasi mul süütult nii kaua vangis istuda. See pole võimalik. Isa pole ju kedagi tapnud. Ja ma ütlesin talle seda, kinnitasin talle, et Estevan on süütu, aga ta ei võtnud mind kuulda. Ta tahab asitõendeid, mis kinnitavad tema süütust. Mida me nüüd teeme? Kuidas me saame isa aidata? Ma ei tea, kullake.